Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile keskkonda Google. Google on keskkond, mis võimaldab teha ID-kaarte väga lihtsalt ja on seotud sisselogimine Google kontoga. Asub see keskkond aadressil google.it ja kui ma tahan seal toimetama hakata, siis ma kõigepealt valin sign up using Google ja sellisel juhul pallutakse mul valida konto, et ma olen praegu juba kontole sisse loginud, siis ma valin selle konto, millega ma tahan sisse logida, Google'i konto, ja siis viiakse mind juba sellesse keskkonda. Et siin on võimalik teha selliseid nõndanimetatud organisatsioone, et kellega ma jagan mingisuguseid neid ID-kaarte, et mul on siin näha näiteks, et QSB ja Kaust 1, see käib siis nii, et ma lihtsalt klõpsen plussi peale, ja siis kui ma siin klõpsen, siis ma saan muuta selle nime ära siit, et et panen näiteks Kaust 2. Ja siis siia ma saan hiljem lohistada neid oma valmis ID-kaarte. Nii, aga loomiseks klõpsen ma nupule Create ja siis mul avatakse selline aken, kus siis vasakul pool on mul õpetused, kuidas siin toimetada ja siin keskel ma hakkan tegutsema. Et põhimõtteliselt on nii, et kõigepealt ma klõpsan, ma saan sisestada siia aastaajad, teeme näiteks sellise ID-kaardi, sisestan selle keskse mõiste, panen Enter. Nii, ja nüüd kui ma tahan siia juurde panna, siis siin kõrval on plussike, klõpsan plussi peale, paneme suvi, klõpsan veel plussi peale, sügis, nii Enter, veel plussi peale, kevad, nii, ja talv ja Enter. Nii. Ja kui ma nüüd tahaksin edasi minna siit suves, siis ma lähen lihtsalt selle suve peale, sest siin on ka plussike, klõpsan selle peale, siis ma saan siia kirjutada juuni, Enter, siis jälle klõpsan siia juuli, Enteriga kinnitan, august. Nii, Enter. Ja mis on siin tore, et ma saan tegelikult neid asju niimoodi väga ilusti lohistada. Et ma saan selle ID-kaardi teha visuaalselt väga ilusaks. Et lohistan nad täpselt sinna, kuhu ma tahan. Nii, ja kui ma nüüd lähen selle joone peale ja klõpsan, siis ma saan valida ka välja, mis värvi ta on. Et näiteks ma tahan, et suvi oleks, et need ma teen oranžid. Nii, siit suvi näiteks on hoopis kollane. Nii, ja siis näiteks talve selle valin, et see on sinine. Nii, et ma saan kõiki neid värve niimoodi muuta, et ta saab visuaalselt muutub väga ilusaks. Ja siin vasakul pool mulle veel õpetatakse ka, kuidas ma saan midagi teha. Et siin töötab ka see kiirklahvide süsteem, et lisamisel ma klõpsan plussi peale, aga kui ma tahan näiteks midagi ära kustutada, siis ma pean klõpsama kontrollklahvi peale, klaviatuuri peal, ja nüüd mul on plussi asemel rist, ja kui ma klõpsan selle peale, siis mul võetakse see haru ära. Niimoodi, et niimoodi hästi lihtsalt saan ma siin toimetada. Ja siia on võimalik juurde lisada ka tegelikult pilte. Et kui mul on mõnes kaustas mingisugused pildid välja valitud, siis piltide lisamine on väga lihtne, ma lihtsalt lohistan ta siia. Ja mulle lisati pilt. Nii et ma võin oma arvutist otse siia ka pilte lohistada, teha oma ID-kaardi piltidest. Nüüd, kui mul on kõik need oskused siin selged, siis ma võin selle paaniga täitsa kinni panna, nii et ta mind ei sega ja vaatame, mis siin üleval on. Ja siit Share nupu alt ma saan jagada, et kas panen siia meili aadressi, siis siin ma näen kes on kõik need kirjutajad siin ja loojad ja samuti saan ma siit ka lingi, et ma saan ka, kui ma klõpsan selle new link selle peal, siis kui ma kellelegi saadan selle lingi, siis tema näeb ka mul seda ID-kaarti ja seda on võimalik ka koodiga vistutada, siis siit kopeerin selle ja saan kuhugi oma kodulehele panna. Ja saan endale arvutisse ka salvestada selle ID-kaardi kas PDF või PNG formaadis. See kellake näitab ajalugu, see tähendab, et millal mingisugused muudatused on toimunud, et siit ma saan liigutada seda kangikest ja siis ma näen, millal ma midagi olen teinud. Ja see inimene siin näitab, et kui palju on parasjagu siin liitunud neid, kes parasjagu toimetavad ja siin on võimalik ka chattida. Nii, ja salvestab see keskkond automaatselt.
See tähendab, et kui ma nüüd klõpsan uuesti siia Google selle peale, siis on näha, et mul on see kaart pandi siis siia ja siit ma saan ta uuesti lahti teha ja siit ma saan samuti jagada teda või siis koopia sellest teha või siis ka ära kustutada.